Kreisiraadio või mis lendavad Kreisiraadio avab oma Kreisiraadio avab oma mikrofoni keset Eestimaad ja tänases saates avame sellise rubriigi huvitavat Eestimaa suves, kes lendas 2007 ja sirvides seda kalendrit nii Peetri kui ka Hannesega avastasime, et Eestimaad tehakse sellel suvel üks põnev üritus ja me oleme keset soid ja metsi bensiini puhketalus külas vendadel Agro ja Argo Sneekidel. Kes kõdistab, kes siis korraldavad vast selle suve tähtürituse Eestimaal Agro romuralli. Ehk siis teretulnud on kõik vanad põllude masinad ja vanemad hobused. Ja leidsimegi vennad Argo ja Agro Sneegid siit õuest. Kas see tuleb teil kuskilt lindi pealt see? Kas te ei kuule? See lendav loodus. Loodus lendab. Loodus. Kevad. Kus siis, kõigepealt, kus te selle taluomale saite ja miks selline huvitav nimi, bensiini puhketalu? See on päris ausalt alustades lätete juurest, siis peab ütlema sissejuhatus, ma lugesin sissejuhatuseks ütlema nii, et on siin aastaid olnud Siini talu ja selle Siini talu viimane peremees, kes siin elas, poos ennast aidas küll üles, aga ikkagi tema mälestuseks me panime, kuna ta nimi oli Ben, siis me panime selle nimeks Ben Siini talu. Iseenesest on 2 sõna. Jaa, muidugi. Rahvas kurat loeb kokku. Bensiini talu. Rahvas loeb sõnu kokku, jah. Rahvas on isegi pannud siin naljatamisi nimeks. Naftaväljad. Kütuse kutid ja ma ei tea, mis. Puhas huumor. Nii, kust tuli selline mõte? Te olete telkust näinud kindlasti, kus vanad autod põrutavad. Ka siin ka Tallinnas. Ja tulite selle mõtte peale, et vanu põllude masinaid on terve Eestimaa täis, kuna euroraadiga ostetakse. Las ma räägin. Algas sellest, eks ole, peale, et me kõigepealt meil siin küla sovhoosi agronom, kes sõitis vanastast kass 69. Põldu mõtled või? Villised, põld, jah. Põld, jah. Sõitis selle vana kass 69, aga no ta oli sootehnik ja ta käis lehmi seemendamas. Siis ta sõitis selle, no me kutsusime seda spermavilliseks, ta sõitis sellega ringi, talle see konteiner oli kaasas nende kile. Lahtiselt oli ta suur mannerg oli tal taga ja sõitis sellega mõõda. Võttis peoga ja. Kinnas oli käes. Sõitis ükskord siin ta oli purjus muidugi kuskil. Kogu aeg oli täis. Hommikul tuli siit oma spermamannerg oli tal taga, tuli. Pani mõnel lehmale suhu ka. Ei, igale pool. Mitte ainult lehmadele, ta pani kõigi, kes vastu tulid. Ükskord pani postiljoni toppis täis, nii postiljoni saanud 2 päeva käia. Käigegi midagi. Sul tulnud sõnagi suust. Käis selle villisega siia maja ette küljeli, see oli, tema meelest oli see kasutamiskõlbnud auto pärast. Küljeli, saate aru? Keeres auto külje peale. Seda vana autot hakkasime putitama ja siis vaatasime, et ei kurati saadast midagi asja, et teeme ta parem, hakkame taga kurat rallit sõitma. Ja siis, kuna meil muud ei olnud, siis alguses oli nii, et ma sõitsin vanasti lennuki peal, väetise lennukiga. Madalalt lasin, väetist rahinal põldude peale. Ja siis, kuna meil oli 2 tehnikat majas oli see vana väetise lennuk ja see villi, siis me hakkasime alguses omavahel põllu peal koksima, sõitsime täiega kokku ja sõitsime hoogu ja uuesti. Aga sealt on teil see arm ka? Mul ei ole poolt pead. Mul on keha peal ka. Taga ei ole, nägu on ainult. Mul on särk see, aga see üks kule, Agro kule. Agro. Räägi Argo. Seda sa ei mäleta, kui me kombainidega mäletad august õhtul pimedaks läks ja põrkasime põllul kokku, kurat. Ja siis hakkas see nali peale, kurat, sa puksid siin, tead, no kombainiga, tead. Ja siis
no panime üksteisele vastu. Ikka lasime ikka eedrid käima ja nivad olid sodik, kurat. Vili lendas, kõik oli ja siis tuli selline mõte, et no kurat. Siis me sõitsime alguses, me tulime nende katkiste kombainidega, töö jäi pooleli, sest et ei saanud, siis me tulime nende katkiste riistadega, tulime siis, hakkasime tulema kodu poole ära ja siis me sõitsime sovhoosi kaaluma ja sõitsime puruks. Kombainiga panime kumbki kummaltki poolt, mõtlesime, kes ennem kaalu peale saab, on võitja. Panime kahelt poolt ustest raginal sisse ja tegime kaalumeest kabrioleti, sest selle autos oli kohe maas. Aga mäletad, Leino oli see aeg oli kaalumeister. Sepa Leino, just. Ja Sepa Leino, kurat, ütles, ma tahan ka raisk. Saad aru raisk. Võistelda. Pani kuivatile rattad all. Pani kuivatile rattad all ja mürtste, kurat, mulle külje pealt raisk sisse, kurat. No perse, ma olin kaela peale raisk. No ja siis, kurat, mõtlesime, et kui Leinole meeldib, meile meeldib, et teeme siis sellise suurem ürituse. Nii, ja saad aru raisk, mis ma räägin? No vot. Avapäev on siis, ma vaatan just täpselt. Avapäev on laupäev. Laupäev, jah. Kuupäev on siis. Reede tuleb rahvas kohale, laupäev on avapäev. Augustikuuses. Vaata otsa, kui sa räägid. Jaa, ma vaatan kalendrit, see on augusti viimane laupäev. Nii, ja räägime nüüd siis sellest päevast. Inimesed tulevad oma, mis on mingid eelistatud masinad ka või? Ei ole ükskõik külvik või ükskõik peaasi, et see oleks agroga seotud. Lendtraktorid, kombainid, viljapeksumasinad, rehepeksumasinad. Kõik. Igasugused erinevad riistad, me ei lase, midagi ei tohi tagant ära võtta. Nii nagu tuleb. Adrad, asjad, kõik. Kilovetsid, kõik. Sammuvad ekskavaatorid, kurat, minu pärast. Tulevad teile siia bensiinipuhketolusse kokku. See läheb lahti mölluks. Teeme tabeli. Te panete viidad, eks ju? Kuidas tulla? Ei, no me ei pane viidad, me paneme juba sodiks sõidetud, saad aru, need aparaadid paneme tee äärde, selle järgi saab tulla. Mul on terve varutud, mul on kokku lepitud, meil on ostetud ühele mehele üks vana auto ja siis ta lubas selle eest orgunnida 2 suurt siis ternautot kasutatud õli. Me paneme nüüd Eesti suurematest linnadest paneme lihtsalt sellise peenikese õlirea jooksma auto taga, et siis selle õliriba järgi saab tulla vaatama. Selge. Missugused on kategooriad? Kategooriad, me pole selle peale mõelnud, et mis see tähendab. Nii sügavalt ei ole mõelnud. No selles mõttes, et ega näiteks niidumasin ei võistle ju kombaini. Miks ta võib? Mina lähen väetise lennukiga. Jah. Sahmima. Mina olen lihtsalt selle tavalise kuradi trimmeriga rais. Ma olen trimmeriga tõmmanud 3 kombaini maha rais. Selle käsitrimmeriga. See, mis on õla peal, keha küll üle. Saha. Ei, sa lähed ikka kabiini. Kabiinis meil on alul, võtan kummid rais. Ja siin jõuan kabiinis, lähen mehe kallale. Nii. Kus ma kuulsin seda sõna? Vaat see oli asja. Lihapuni juurde. Jah. Selline sõna. See oli ühes kohas oli see. Nii, ja mitu päeva see kestab? 18. Kuni siis võitja on Maarjapäevani. Kuni Maarjapäevani. Tead, mina olen kuulnud sellist asja, vaata, sa Roomas ma ei ole käinud, aga seal on see Vatika, see paavsti valimine raisk. Seal on niimoodi, et pannakse need sepad pannakse ühte majja, kurat. Ja enne sa raisk välja ei saa, kui on kuradi uus paavst raisk valitud ja toss tuleb välja, saad aru kuskilt seal, no mingi korsten, neil on seal. Meil on samamoodi. Enne meil lõppe, kurat, kui on üks matsu võitja. Kõigil on toss väljas. Kõigil on toss väljas. Võib öelda, et elu ja surma peale. Ja ikka. Ei no, mis noolega on nii, kiirabi on ju kohal. Nii, ja enne kui me... Loomarst on seal. No loomarst. Nii, ja räägime ka auhindadest, et inimesed, kes kodus praegu planeerivad, vaatavad kalendrisse, kirjutavad sinna sisse võitja saab järgmine aasta uuesti tulla. Jah, teine koht läheb võitja saab kutse, teine koht saab Serena veepark Soomes ja kolmas saab siis oma rahast muidugi ja kolmas koht saab 3-nädalase Rapla maakonna reisi 3 nädalat Rapla. See on põnev. Ma arvan, et selliste auhindade peale tulevad teile mehi kokku nii siit kui ka... Jala! Nii siit kui käib jala!
Head sõbrad, soovin teile head talupidamist ja head indu ja kohtumisen siis augustikuu viimase agroromurallil 2000 Puhkekülas viimase augustikuu laupäeval ja mis teile öeldakse, naelkummi, kivikott? No meie võime ise öelda, meile võib kõik öelda, aga mis me tahame, et inimesed tuleksid, oleksid kurat positiivselt meelestatud, tuleks perekonnaga ja võtaks hea tuju kaasa, kurat. Okei, ma tulen ka siia ja teeme väikese ülevaate ja reportaaži. Kohtumiseni augusti lõpus. Jah.